36. kiri. Elukandjad. Elu ei teki iseeneslikult. Elu ehitatakse üles vastavalt ilmutamata olemise arhitektide koostatud plaanidele ja see ilmub asustatud planeetidele kas otseselt sisse tooduna või kohaliku universumi elukandjate tegevuse tulemusena. Need elukandjad on universumi poegade mitmekesises peres üks huvitavamaid ja mitmekülgsemaid olendirühmi. Neile on usaldatud loodud olendite elu kavandamine ja kandmine planeedisfääridele ja pärast elu istutamist neisse uutesse maailmadesse jäävad nad pikaks ajaks sinna selle arenemist edendama. 1. Elukandjate päritolu ja iseloom. Kuigi elukandjad kuuluvad jumalike poegade perre, on nad universumi poegade omapärane ja selgesti eristatav liik, olles kohalikus universumis ainus aruka elurühm, kelle loomises osalevad superuniversumi valitsejad. Elukandjate eellasteks on 3 neist varem eksisteerinud isiksust, looja poeg, universumi emavaim ja 1 3 selleks määratud päevilt vanadest, kes valitsevad teatava universumi saatuse üle. Need päevilt vanad, kes ainsatena saavad anda korralduse aruka elu hävitamiseks, osalevad elukandjate loomises, kellele on usaldatud füüsilise elu sisseseadmine arenevates maailmades. Nebadoni universumis on kirjas 100 miljoni elukandja loomine. See tõhus elukülvajate korpus ei ole päris omavalitsuslik. Neid suunab elu määrav kolmik, kuhu kuuluvad Gabriel, Melkisedek isa ja Nambia, Nebadoni algne ja esmasündinud elukandja. Kuid oma rühma haldamise kõigis faasides on nad iseseisvad. Elukandjad jagunevad 3 suurde rühma. Esimeses rühmas on vanemad elukandjad, teises abilised ja 3. hooldajad. Esimene rühm jaguneb 12 grupiks, mis hõlmavad spetsialiste elu mitmesuguste avaldumisvormide alal. Neisse 3 rühma jagasid neid Melkisedekid, kes tegid elukandjate keskussfääril selleks teste. Sellest ajast saadik on Melkisedekid olnud elukandjatega tihedalt seotud ja saadavad neid alati, kui nood lähevad uuel planeedil elu sisse seadma. Kui arenev planeet stabiliseerub lõpuks valgusesse ja ellu, organiseeruvad elukandjad kõrgemateks nõuandvateks organiteks, et aidata maailma ja selle aulisi olendeid nende edasises haldustöös ja arengus. Areneva universumi hilisematel ja stabiilsetel aegadel usaldatakse neile elukandjatele palju uusi ülesandeid. 2. Elukandjate maailmad. Salvingtoni ringluse 4 7 esmasest sfäärist koosnev rühm allub Melkisedekite üldjärelevalvele. Need elukandjate maailmad kannavad järgmisi nimetusi. 1. Elukandjate keskus. 2. Elu kavandamise sfäär. 3. Elu säilitamise sfäär. 4. Elu arendamise sfäär. 5. Meelega seotud elusfäär. 6. Elusolendite meele- ja vaimusfäär ja 7. ilmutamata elusfäär. Iga niisugust esmast sfääri ümbritseb 6 satelliiti, millele on koondunud elukandjate kogu universumis toimuva tegevuse konkreetsed faasid. Maailm number 1. Keskussfäär koos oma 6 lisasatelliidiga on pühendunud universumi elu uurimisele. Elu uuritakse kõigis selle teadaolevates avaldumisfaasides. Siin asub elu kavandamise kolledž, kus tegutsevad Uversalt ja Havonast ning isegi paradiisist tulnud õpetajad ja nõuandjad. Ja mul on lubatud avaldada, et selles elukandjate maailmas paikneb meeleabivaimude 7 keskset asupaika. Arv 10, 10. süsteem, on omane füüsilisele, kuid mitte vaimsele universumile.
Eluvaldkonda iseloomustavad arvud 3, 7, 12 ning nende põhiarvude kordsed ja kombinatsioonid. On olemas 3 põhilist ja oluliselt erinevat elukava 3 paradiisi allika ja keskme järgi. Ja Nebadoni universumis on need 3 elu põhivormi eraldi 3 eri liiki planeetidel. Ülekantava elu kohta oli algselt 12 selgesti eristatavat ja jumalikku mõistet. Arv 12 koos oma alajaotuste ja kordsetega jookseb läbi 7 superuniversumi kõigi põhiliste elumudelite. On olemas ka 7 elu kavandamise arhitektuurset tüüpi, elusaine reprodutseerimiskonfiguratsioonide põhistruktuuri. Orvontoni elumudelid esinevad 12 pärilikkuse kandjana. Eri tahteolendite klasside konfiguratsioonid on 12, 24, 48, 96, 192, 384 ja 768. Urantial on inimeste reprodutseerivates sugurakkudes 48 algkuju kontrolllühikut, omaduste määrajat. Teine maailm on elu kavandamise sfäär, kus töötatakse välja kõik uued elumudelid. Esialgsed elukavandid annab küll loojapoeg, kuid nende plaanide tegelik väljatöötamine usaldatakse elukandjatele ja nende kaaslastele. Kui uue maailma üldised eluplaanid on formuleeritud, edastatakse nad keskussfäärile, kus vanemate elukandjate kõrgeim nõukogu koostöös nõuandvate Melkiseedekite korpusega need hoolikalt läbi uurib. Kui kavad lahknevad varem aktsepteeritutest, tuleb need edasi saata loojale pojale, kes need siis kinnitab. Neil aruteludel esindab loojat poega sageli Melkiseedekite juht. Seega on elu planeetidel mõnes mõttes sarnane, kuid igas arengumaailmas ka paljuski erinev. Isegi ühe maailmade pere ühetaolises eluseerias ei ole elu 2 planeedil täpselt samasugune. Igal planeedil on alati oma tüüpi elu, sest elukandjad püüavad pidevalt neile usaldatud elukavu täiustada. On üle miljoni fundamentaalse ehk kosmilise keemilise valemi, mis kujutavad endast elu avaldumisvormide algkujusid ja arvukaid funktsionaalseid põhivariatsioone. Elu kavandamise sfääri satelliit number 1 on universumi füüsikute ja elektrokeemikute ala. Nemad on elukandjate tehnilised abilised, eluaineliste ülekandmisvahendite niinimetatud ideeplasma moodustamiseks vajalike oluliste energiaüksuste kogumisel, korrastamisel ja käsitsemisel. Elu kavandamise planetaarsed laboratooriumid asuvad maailma number 2 teisel satelliidil. Neis laboratooriumides püüavad elukandjad ja kõik nende kaaslased koostöös Melkiseedekitega muuta ja võimaluse korral ka täiustada elu, mida kavatsetakse istutada Nebadoni detsimaalplaneetidele. Praegu Urantial arenev elu kavandati ja osaliselt ka töötati välja just selles maailmas, sest Urantia on detsimaalplaneet, elueksperimendi maailm. Igast 10 planeedist ühel on lubatud suuremad kõrvalekalded standardsetest elukavanditest kui teistes, mitte eksperimentaalsetes maailmades. Maailma number 3 tegevuse eesmärk on elu säilitamine. Elukandjate korpuse abilised ja hooldajad uurivad ja töötavad siin välja elu kaitsmise ning säilitamise mooduseid. Iga uue maailma elukavades nähakse alati varakult ette elu säilitamise komisjoni moodustamine. Sinna kuuluvad põhilisi elumudeleid oskuslikult käsitsevad hooldajatest spetsialistid. Urantial oli 24 niisugust hooldajat volinikku, elumaterjali arhitektuurse korrastamise iga fundamentaal ehk põhimudeli kohta 2. Teie maailmataolistel planeetidel reprodutseeritakse kõrgeimat eluvormi elukandva kimbuga, kuhu kuulub 24 mudelit ja et mõistuslik elu kasvab välja füüsilisest ning baseerub sellel, tekib psüühilise organiseerituse 24 põhiklassi.
sfäär number 4 ja selle satelliidid on pühendunud loodutolendite elu, evolutsiooni ja elu kõigi konkreetsete tasandite arengueelduste uurimisele. Areneva maailma algses eluplasmas peab sisalduma kõigi tulevaste eluvariatsioonide ja kõigi edasiste arengumuutuste ning teisenemiste täielik potentsiaal. Elu metamorfooside nii kaugele ulatuvate projektide ettenägemiseks peab võib-olla tekkima palju näiliselt kasutuid loomse ja taimse eluvorme. Need planeedi evolutsiooni kõrvalproduktid, ette nähtud või ette nägemata, ilmuvad areenile vaid selleks, et kaduda, kuid kogu pikas protsessis ja läbi selle jooksevad ühendava niidina planeedi elukavandajate ja liikide esialgsete koostajate targad ja arukad kavad. Kõik bioloogilise evolutsiooni arvukad kõrvalsaadused on kõrgemate arukate eluvormide lõpliku ja täieliku funktsioneerimise seisukohalt oluliselt. Vaatamata sellele suurele välisele ebakõlale, mis aeg-ajalt võib ilmneda kõrgemate loodutolendite pikas heitluses ülespoole, et omandada ülemvõim madalamate eluvormide üle, millest paljud on arenevate tahteolendite, rahu ja mugavuse täielikud vastandid. Maailm number 5 tegeleb tervenisti meelt puudutava eluga. Iga selle satelliit on pühendunud loodutolendi meele ühe faasi uurimisele loodutolendi elus. Meel, nagu inimene sellest aru saab, on 7 meeleabivaimu annetus, mille lõpmatu vaimu esindajad on lisanud meele mitteõpitavatele ehk mehaanilistele tasanditele. Elumudelid reageerivad erinevalt neile meeleabivaimudele ning aja ja ruumi universumites kõikjal toimivale vaimude hoolekandele. Aineliste loodutolendite vaimne reageerimisvõime sõltub täielikult vastavast meeleannetusest, mis omakorda on andnud suuna nende samade surelike olendite bioloogilisele evolutsioonile. Maailm number 6 on pühendatud elusvormide ja organismide meele ja vaimu vastastikustele seostele. See maailm koos oma 6 satelliidiga hõlmab loodutolendite koordineerimise koole, kus nii kesksest kui ka superuniversumist tulnud õpetajad koostöös Nebadoni õpetajatega tutvustavad loodutolendite kõrgeimaid saavutustasandeid ajas ja ruumis. Elukandjate 7. sfäär on pühendatud areneva loodutolendi elu ilmutamata aladele seoses ülima olendi avarduva tegelikustumise kosmilise filosoofiaga. 3. Elu siirdamine. Elu ei ilmu universumitesse iseenesest. Elukandjad peavad sellele viljatutel planeetidel alguse panema. Nemad on arenevatesse kosmosemaailmadesse ilmuva elukandjad, levitajad ja kaitsjad. Kogu elu Urantjal teadaolevates klassides ja vormides tekib koos nende poegadega, kuigi kõiki planetaarse elu vorme Urantjal ei eksisteeri. Uude maailma elu istutama lähetatav elukandjate korpus koosneb tavaliselt 100 vanemast kandjast, 100 abilisest ja 1000 hooldajast. Elukandjad kannavadki sageli tegelikult eluplasmat uude maailma, kuid mitte alati. Mõnikord korrastavad nad pärast neile määratud planeedile jõudmist elumudeleid vastavalt kavale, mis on juba varem kinnitatud uue elu sisseseadmise jaoks. Nii sai planetaarne elu alguse Urantjal. Kui füüsilised mudelid on vastavalt kinnitatud kavale ette antud, siis elukandjad katalüüsivad seda elutut materjali, andes oma isikute kaudu edasi eluvaimu sädeme ja siit peale saab inertsetest mudelitest kohe elusaine. Elusäde, elusaladus annetatakse elukandjate kaudu, mitte nende poolt. Nad küll juhendavad neid toiminguid ja moodustavad eluplasma enda, kuid eluplasma põhifaktori annab universumi emavaim. See energiasäde, mis elustab keha ja laseb ennustada meele sündi, tuleb lõpmatu vaimu loovalt tütrelt. Elu annetades ei edasta elukandjad midagi oma isiklikust olemusest, isegi mitte neil sfääridel, kuhu kavandatakse uusi eluliike.
Sel juhul nad lihtsalt algatavad ja edastavad elusädeme, käivitavad aine vajaliku tiirlemisi vastavalt ettenähtud kavade ja mudelite füüsilistele, keemilistele ja elektrilistele nõuetele. Elukandjad on elavad katalüsaatorid, mis ergutavad, korrastavad ja elustavad ainelist liiki eksistentsi muidu inertseid elemente. Planeedi elukandjate korpusele antakse elu sisseseadmiseks uues maailmas teatav aeg, ligikaudu 500 000 aastat vastava planeedi ajas. Selle perioodi lõpus, millele viitavad teatavad arengusaavutused planeedi elus, lõpetavad nad oma siirdamispingutused ja võib-olla ei lisagi selle planeedi ellu enam midagi uut ega täiendavat. Elu sisseseadmisest kuni kõlbelise staatusega inimolendite ilmumiseni kujuva aja jooksul on elukandjatel lubatud elukeskkonnaga manipuleerida ja bioloogilist evolutsiooni ka muul viisil soodsalt suunata. Ja nad teevad seda pikka aega. Kui uues maailmas töötavatel elukandjatel on kord õnnestunud luua uus tahteolend, kellel on võime teha kõlbelisi otsuseid ja vaimseid valikuid, siis nende töö lõpeb. Nende ülesanne on täidetud. Nad ei saa arenevat elu enam suunata. Sellest hetkest alates peab kõige elava areng kulgema vastavalt annetatud loomupärasele olemusele ja kalduvustele, mis on antud juba planeedi elukavades ja mudelites ning nendega sisse seatud. Elukandjatel ei ole lubatud tahtega eksperimenteerida ega sellesse sekkuda. Neil pole lubatud moraaliga varustatud loodud olendite üle domineerida ega neid meelevaldselt mõjutada. Planeedivürsti saabudes valmistuvad nad lahkuma, ehkki 2 vanemat kandjat ja 12 hooldajat, kui nad annavad ajutise loobumisvande, võivad vabatahtlikena määramata ajaks jääda planeedile ja hakata eluplasma edasise arengu ja säilitamise osas nõu andma. Praegu teenib Urantial 2 niisugust poega ja nende 12 kaaslast. 4. Melkiseedekitest elukandjad. Üle kogu Nebadoni on igas asustatud maailmade kohalikus süsteemis üks sfäär, kus elukandjatena on tegutsenud Melkiseedekid. Neid asupaiku nimetatakse süsteemi mitsoniitseteks maailmadeks ja igal neist on aineliselt modifitseeritud Melkiseedek poeg paari läinud ainelisest poegade klassist valitud tütrega. Nende mitsoniitsete maailmade emateevad lähetatakse vastava süsteemi keskusest. Selleks määratud Melkiseedekist elukandja on neid valinud arvukate vabatahtlike hulgast, kes vastavad kutsele, mis süsteemi suverään on adresseerinud oma sfääri ainelistele tütardele. Melkiseedekist elukandja ja ainelise tütre järglasi nimetatakse mitsoniitideks. Selle taevaste olendite rassi Melkiseedekist isa lahkub hiljem oma ainulaadse elufunktsiooni planeedilt ja selle erilise universumi olendite klassi ema Eva lahkub samuti pärast seda, kui planeedile on ilmunud järglaste 7. põlvkond. Maailma suunamine jääb siis vanima poja ülesandeks. Mitsoniitsed loodud olendid elavad ja funktsioneerivad oma suurepärastes maailmades paljunevate olenditena, kuni nad saavad 1000 standardaasta vanuseks. Seejärel viiakse nad seeravite transpordiga ülespoole. Pärast seda on mitsoniidid juba mittepaljunevad olendid, sest seeraviks saamise ettevalmistuste käigus läbitav dematerialiseerumine jätab nad alatiseks ilma paljunemisõigusest. Nende olendite praegust staatust saab vaevalt pidada surelikuks või surematuks. Samuti ei saa neid kindlalt liigitada inimolenditeks või jumalikeks olenditeks. Nendel loodud olenditel ei ela sisimas kohandaja, seetõttu on nad vaevalt küll surematud, kuid nad ei näi olevat ka surelikud, kuna ükski mitsoniit ei ole kogenud surma. Kõik mitsoniidid, kes Nebadonis kunagi on sündinud, elavad ka praegu, tegutsedes oma päritolumaailmades, mõnel vahepealsel sfääril või Salvingtoni mitsoniitide sfääril lõpetanute maailmade grupis. Salvingtoni lõpetanute maailmad. Melkiseedekitest elukandjad, samuti nende kaaslaseks olevad emateevad lähevad süsteemi mitsoniitide sfääridelt Salvingtoni ringluse lõpetanute maailmadesse, kuhu on määratud kogunema ka nende järglased.
Siinkohal tuleb selgitada, et Salvingtoni ringluse 7 esmase maailma 5. rühmaks on Ebadoni lõpetanute maailmad. Melkiseedekitest elukandjate ja aineliste tütarde lapsed elavad lõpetanute 7. maailmas, Salvingtoni mitsoniitide sfääril. Lõpetanute 7 esmase maailma satelliidid on nende super- ja keskse universumi isiksuste kohtumispaigad, kes täidavad Ebadonis mingeid ülesandeid. Kuigi tõususurelikud liiguvad vabalt kõigis kultuurimaailmades ja Melkiseedeki ülikooli kuuluva 490 maailma koolitussfääridel, on ka teatavad erikoolid ja arvukad keelatud tsoonid, kuhu neil ei ole lubatud siseneda. See kehtib eriti lõpetanute jurisdiktsioonile alluva 49 sfääri kohta. Mitsoniitidest loodud olendite otstarve ei ole praegu teada, kuid tundub, et need isiksused kogunevad lõpetanute 7. maailma, valmistuma mingiks tulevaseks võimalikuks sündmuseks universumi evolutsioonis. Meie järelepärimised mitsoniitide rasside kohta suunatakse alati edasi lõpetanutele ja lõpetanud keelduvad alati oma hoolealuste saatust arutamast. Vaatamata meie teadmatusele mitsoniitide tuleviku suhtes, teame siiski seda, et igas Orvontoni kohalikus universumis on kogunemas niisugune salapäraste olendite korpus. Melkiseedekitest elukandjad arvavad, et viimane jumal annetab kunagi nende mitsoniitidest lastele transcendentse ja igavese absoluutsuse vaimu. 5. 7 meeleabi vaimu. Orgaanilise evolutsiooni kulgemise tingimused määrab ära 7 meeleabivaimu kohalolek primitiivsetes maailmades. Sellega on seletatav, et areng on sihipärane ja mitte juhuslik. Meeleabivaimud esindavad lõpmatu vaimu meelehoolekande, seda funktsiooni, mis laieneb aruka elu alamatele klassidele kohaliku universumi emavaimu tegevuse kaudu. Meeleabivaimud on universumi emavaimu lapsed ja kujutavad endast tema isiklikku hoolitsust maailmade aineliste meelte eest. Kus iganes ja millal iganes niisugune meel ilmsiks tuleb, seal on eri viisidel tegutsemas need vaimud. 7 meeleabivaimu nimed vastavad järgmistele mõistetele: intuitsioon, arusaamine, julgus, teadmine, nõuandmine, palveldamine ja tarkus. Need meelevaimud saadavad oma mõju kõigile asustatud maailmadele välja eriliste tungidena ja nii, et igaüks neist otsib ise avaldumiseks vastuvõtuvalmidust, olenemata sellest, mil määral tema kaaslased võivad vastuvõttu ja tegutsemisvõimalusi leida. Meeleabivaimude keskuste paiknemine elukandjate keskusmaailmas näitab elukandjate juhendajatele meeleabivaimu funktsiooni määra ja kvaliteeti teatavas maailmas ning igas intellektistaatusega elus organismis. Need elumeele paiknemised näitavad täiuslikult 5 esimese abivaimu elava meele funktsiooni, kuid 6. ja 7. abivaimu, palveldamise ja tarkuse osas registreerivad need keskuste paiknemised vaid kvalitatiivset funktsiooni. Palveldamisvaimu ja tarkuse vaimu kvantitatiivset tegevust registreerib jumaliku hoolekandja vahetu kohalolek Salvingtonil. See on universumi emavaimu isiklik kogemus. 7 meeleabivaimu lähevad elukandjatega alati uuele planeedile kaasa, kuid neid ei tuleks pidada olemusvormideks, sest nad sarnanevad rohkem ringlustega. Universumi 7 meeleabivaimu ei ole jumaliku hoolekandja kõiksest kohalolekust eraldiseisvad isiksused. Nad kujutavad endast tegelikult jumaliku hoolekandja teadvuse tasandit ning nad sõltuvad alati oma loova ema tegevusest ja kohalolekust. Nende 7 meeleabivaimu kirjeldamiseks tuleb meil sõnadest puudu. Nad hoolitsevad kogemusliku meele madalamate tasemete eest ja neid võib kirjeldada arengutasemete järjekorras järgmiselt. Esiteks, intuitsioonivaim, kiire taju, primitiivsed füüsilised ja sünnipärased reflektoorsed instinktid, kõigi mõistuslike olendite suunataju ja muud enesesäilitamisvõimed. See on ainus meeleabivaim,
kes tegutseb nii laialdaselt loomse elu madalamates klassides ja ainus, kellel on laialdased funktsionaalsed kokkupuuted mehaanilise meele mitteõpetatavate tasemetega. Teiseks, arusaamisvaim, kooskõlastamise impulss, ideede spontaanne ja pealtnäha automaatne seostamine. See on anne seostada omandatud teadmisi, kiiresti arutleda, kiiresti aru saada ja kiiresti otsustada. Kolmandaks, julguse vaim, ustavusand, iseloomu alus ja moraalse kindluse ning vaimujulguse intellektuaalne baas isikulistes olendites. Faktidest valgustatuna ja tõest inspireerituna saab sellest aruka ja teadliku enesesuunamise kanalite kaudu arengulise tõusutungi saladus. Neljandaks, teadmisvaim, seikluste ja avastuste uudishimulik ema, teaduse vaim, julguse vaimu ja nõuande vaimu juhtija ning truug kaaslane. Tung suunata annetatud julgus kasulikele ja järjest kõrgemale viivatele kasvuteedele. Viiendaks, nõuandevaim, sotsiaalne tung, liikide koostööanne, tahteolendite võime oma kaaslastega kooskõlla jõuda, siit pärineb alamate loodudolendite karjainstinkt. 6. Palveldamisvaim, religioosne impulss, esimene eristav tung, mille alusel loodudolendid, kellel on meel, jagunevad surelike eksistentsi 2 põhirühma. Palveldamisvaim eristab temaga ühendusse astunu alatiseks nendest hingeta loodudolenditest, kellele on annetatud meel. Palveldamine on vaimse tõusu kandidaadi märk. 7. Tarkuse vaim. Kõigi kõlbeliste loodudolendite loomupärane kalduvus areneda pidevalt ja aina edasi liikudes. See on abivaimudest kõrgeim, kõigi teiste töö väljendaja ja vaimne koordineerija. See vaim on selle mõistuslike olendite kaasasündinud tungisaladus, mis algatab ja hoiab alal eksistentsi tõusukava praktilist ja tõhusat programmi, seda kõige elava annet, millega on seletatav selle seletamatu võime ellu jääda ja ellujäämisel kasutada kõigi oma varasemate kogemuste ning praeguste võimaluste vastastikuseid seoseid, et omandada kõike kõigest, mida ülejäänud 6 vaimu hoolekandjat saavad antud organismi meeles liikuma panna. Tarkus on intellektuaalsete tulemuste kulminatsioon. Tarkus on puhtvaimse ja kõlbelise eksistentsi siht. Meeleabivaimud kasvavad kogemuslikult, kuid ei saa kunagi isikulisteks. Nende funktsioonid arenevad ja esimese 5 funktsioneerimine loomsetes klassides on teatud määral otsustav kõigi 7 funktsioneerimisele inimintellektina. See suhe loomsega teeb meeleabivaimud inimmeelena tegelikult tõhusamateks, seega on loomad inimese intellektuaalsele ning füüsilisele evolutsioonile teatud määral hädavajalikud. Need kohaliku universumi emavaimu meeleabivaimud on loodud olendite intellektistaatuses eluga seotud umbes samamoodi, nagu võimsuskeskused ja füüsilised ülemjuhid on seotud universumi eluta jõududega. Nad osutavad hindamatuid teeneid asustamata maailmade meeleringlustele ja teevad tõhusat koostööd füüsiliste meisterjuhtijatega, kes teenivad ka meeleabivaimude eelsete meeletasandite mitteõpetatava ehk mehaanilise meele juhtijate ja suunajatena. Enne kogemustest õppimise võime ilmumist kuulub elav meel füüsiliste meisterjuhtijate hoolekande alla. Enne jumalikkuse äratundmist ja jumaluse palveldamisvõime omandamist kuulub loodud olendi meel ainult meeleabivaimude hoole alla. Kui loodud olendi intellektil ilmneb vaimne reageerimisvõime, saab selline loodud meel kohe ülemmeeleks, mis lülitatakse samal hetkel kohaliku universumi emavaimu vaimutsüklitesse. Meeleabivaimud ei ole mitte mingil viisil otseselt seotud jumaliku hoolekandja asustatud maailmade pühavaimu isiklikku kohalolekut esindava vaimu mitmekesise ja kõrgelt vaimse funktsiooniga. Kuid nad on arenevale inimesele just selle vaimu funktsionaalsed eellased ja valmistavad seda ette.
Meeleabivaimud võimaldavad universumi emavaimul kohaliku universumi aineliste elusolenditega mitmekesiselt kokku puutuda ja neid juhtida, kuid eelisiksuse tasanditel tegutsedes ei kaja nad kuidagi vastu ülimas olendis. Mittevaimne meel on kas vaimuenergia avaldumine või füüsilise energia nähtus. Isegi inimmeelel, isikulisel meelel ei ole ellujäämisomadusi ilma vaimuga samastumata. Meel on jumalik annetus, kuid see pole surematu, kui see tegutseb vaimse taipamiseta ja kui sellel puudub võime palveldada ja ihaldada ellujäämist. 6. Elavad jõud. Elu on nii mehaaniline kui ka vitalistlik, nii aineline kui ka vaimne. Urant ja füüsikud ja keemikud saavad taimse ja loomse elu protoplasmalistest vormidest ja paremini aru, kuid nad ei suuda kunagi elusorganisme luua. Elu on miski, mis erineb kõigist energia avaldumistest. Isegi füüsiliste loodudolendite aineline elu ei ole ainele loomuomane. Ainelised asjad võivad eksisteerida iseseisvalt, kuid elu tärkab vaid elust. Mee saab lähtuda üksnes varem eksisteerinud meelest. Vaim pärineb ainult eelnevast vaimu vormist. Loodudolend võib luua eluvorme, kuid aktiveeriva elusädeme võib anda vaid looja isiksus või loov jõud. Elukandjad võivad organiseerida elusolendite ainelisi vorme või füüsilisi algkujusid, kuid vaim annab esialgse elusädeme ja annetab meele. Isegi need kogemusliku eluvormid, mida elukandjad oma Salvingtoni maailmades organiseerivad, jäävad alati ilma paljunemisvõimest. Kui eluvalemid ja elumudelid on õigesti kokku pandud ja organiseeritud, piisab elu algatamiseks elukandja kohalolekust. Kuid kõigil niisugustel elusorganismidel puudub 2 olulist omadust. Annetatud meel ja paljunemisvõime. Loomne meel ja inimmeel on kohaliku universumi emavaimu kingitused, mis funktsioneerivad 7 meeleabivaimu kaudu, kuid loodud olendi paljunemisvõime on universumi vaimu konkreetne ja isiklik annetus esinavanemate eluplasmale, millele on alguse pannud elukandjad. Kui elukandjad on elumudelid kavandanud, peab pärast energiasüsteemide organiseerimist toimuma veel midagi. Neile elututele vormidele tuleb anda eluhingust. Jumala pojad saavad konstrueerida eluvormid, kuid elusädeme annab tegelikult Jumala vaim. Ja kui sel viisil antud elu otsa saab, muutub ülejäänud aineline keha taas surnud aineks. Kui annetatud elu on ammendunud, pöördub keha tagasi ainelise universumi rüppe, kust elukandjad laenasid selle ajutiseks kestaks annetatud elule, mille nad andsid sellele aineenergia nähtavale ühendusele. Elukandjate poolt taimedele ja loomadele annetatud elu ei pöördu pärast taime või looma surma elukandjate juurde tagasi. Niisugusest elusasjast lahkuval elul ei ole identiteeti ega isiksust ning surma järel see individuaalselt ellu ei jää. Selle eksisteerimise ja ainelises kehas viibimise ajal on sellest toimunud muutus. See on teinud läbi energia evolutsiooni ja jääb ellu vaid universumi kosmiliste jõudude osana, mitte üksikeluna. Surelike loodudolendite ellujäämine sõltub täielikult surematu hinge väljaarenemisest surelikus meeles. Me räägime elust kui energiast ja jõust, kuid tegelikult pole tegu kummagagi neist. Jõud ja energia reageerivad gravitatsioonile mitmel viisil, elu mitte. Ka mudel ei reageeri gravitatsioonile, sest see on energiate konfiguratsioon, mis on gravitatsioonile juba reageerinud. Elu kui selline on mingi mudeli järgi moodustunud või muul viisil eraldunud energiasüsteemi, ainelise, meeleomase või vaimse energiasüsteemi elustamine. Elu tekkimisega arenevatel planeetidel on seotud mõningad seigad, mis pole meile päris selged. Me saame täielikult aru elukandjate elektrokeemiliste valemite füüsilisest ülesehitusest, kuid ei saa päriselt aru elu aktiveeriva sädeme olemusest ja allikast.
Me teame, et elu voolab isast, poja kaudu ja vaimu toimel. On enam kui võimalik, et meistervaimud on kogu loodu peale välja valatava elujõe 7-kordne kanal. Kuid me ei saa aru, mil viisil juhendav meistervaim osaleb uuele planeedile elu annetamise algses episoodis. Oleme kindlad, et päevilt vanadel on samuti mingi osa elu algatamisel uues maailmas, kuid me ei tea sellest lähemalt mitte midagi. Et me teame siiski, et eluta mudelid elustab tegelikult universumi emavaim ja annab sellisele aktiveeritud plasmale organismide paljunemisvõime. Me täheldame, et need 3 on 7-kordse jumala tasandid, mida nimetatakse ka aja ja ruumi ülimateks loojateks. Kuid peale selle ei tea me eriti palju rohkem kui uront ja surelikud. Teame lihtsalt seda, et mõiste on omane isale, väljendumine pojale ja elu teostamine vaimule. Esitanud Voron Tandek-poeg, kes on lähetatud urantiale vaatlejana ja kes teeb seda tööd juhendava ilmutamiskorpuse Melkisedekist juhi palvel.